hommikust! Tere hommikust! Karlil on täna viimane vaba päev ja kus me selle veedame? Tiskirajal. Tiskirajal. Lähme tegema paari promoklippi ja vaatame, kas me mängime ka või? Mina loobusin. Mina sain aru, et minu aeg on täis. Mina rohkem mängida ei saa oma kõuga. Aga mul oleks plaanis täna siis oma video ära teha esimene. Vaatame, mis sellest saab. Alustame kuskilt eemalt vist. Jah. Kell saab 4. Pikk päev on läbi. Mis me tehtud saime? Ja Karl mõtleb, et äkki tuleb kell 7 nädala mängul. Siis tänaseks on käsi soe siin. Ei, no tere, tore. Siis sa lähed veel homme ja siis sa tahtsid veel neljapäeval minna ja siis tuleb jälle pühapäev ja siis jälle esmaspäev, teisipäev. Ainult kaamera ja sulge pealdus. Kui kaamera käiks, siis peab praegu kolki teha. Nii juba. Ma arvastan sind. Aga igastahes me saime vist video tehtud. Uksed jälle lahti. Vaatame, mis sellest videost välja tuleb. Reklaamklipid saime ka tehtud. Ja nüüd Karl lubas sööma viia. Täna tuli üks oluline osa meie laenu saamisest, nimelt hindamisakt ühele korterile. No see on selles mõttes ainukene variant olnud, aga ta on algusest peale olnud teadlikult liiga kallis. Ja see hindamisakt tuli ka täpselt nii, nagu me arvasime. Ja ma praegu tegin nüüd panka laenutaotlused ära. Ja ma arvan, et sealt tuleb negatiivne vastus. Ja plaan B-d meil ei ole. Tegelikult mingi on, aga seda veel ma ei tea, see ei ole väga hea plaan B, aga... Ma lubasin Kallile, et ta oli nii tubli muga täna metsas. Ma toon ta sööma vähemalt. Spordiriietega tollirestosse. Vähemalt seda nokamüts peas. Vaadake seda nägu. Normaalne on natuke. Igatahes me tulime sööma. Ja viimasest 10 korrast Kadri on võtnud pasta. Vaadake seda. Miau. Burgerimees ja kokamees. Kutsub. Läinud. Ja tisu. Sinu asju hea tisu kallis. Kas välja meil ühe challenge'i täna poes käiguks? Ostame kõike, mis me tahame, aga me peame valima ainult alla hinnatud tooted. Ehk siis meie eesmärk on saada võimalikult suur soodustus. Vahet ei ole, mis kogu summa on olgu või 1000 eurot, aga soodustus peab suur olema. Nii et me vaatame ainult kollasid hinduda. Poole kauem poes. Ma ei tohi neid asju võtta, mis ma muidu võtaks. Aga see on hea challenge, sellega pärast, kui sa saad ja järgmine kord me võime teha sama poe listi, aga me ostame asju, mis me tavapäraselt ostaks. Ja siis me saame teha võrdlusi, kui palju me reaalselt säästame. See on siuke challenge mees. Sul on vaja see kuuver raamatut lugeda, mäletad ja? Ära hakka. Tuletan sulle su challenge'id meelde. Täna ei võta karusid. Täna võtan Alma kohukest. Mango. Tahad, sulle maitseb mango? Ei, mulle maitseb mango üldse. Tavaline mango meeldib, aga maitsetega mango ei meeldi. Mets maasitas ja vaarikas. Vaat kus on sörts. Me säästsime 6 kohukese pealt 80 euri. 2 kohukest. 80 euri. 80 senti, aga see on põhimõtteliselt mõjaks saanud praegu 2 kohukest. Rohkem isegi. Kihvt. Sa aastasest on 100 kohukest. Palju sa säästad? Sa oled päris suur, kui sa aastas 100 kohukest saad ära. Vaata, korni on praegu alla hinna. Meil kulub neid. Võtame 2 siit. Sa tahtsid neid jälle? 2 mulle, 2 sulle. Päris säästsime, jälle säästsime. Meil on blinder. Ei ole blinder, vaata. Kahera see on sodukaga. See on kõige halvem viimilt. We take it. You're coming home with me. Ise ma mõtlesin selle välja, ma pean nüüd leppima selle. Igastes Karlil ei ole piima. No selle ma võtan endale niikuinii. Ühtegi piima, ühtegi koort. Ma olen nõus isegi vahukoorega, aga see ei ole alla hinnatud.
tead, mis? Ei võta kondentspiima. No hapukoorma. Pigem võtan kondentspiima. Kuule, kas ma võin teha eraldi arve su pliima? Palun võta piim. Ei, kondentspiima. Ma kasutame suhkrut muidu. Ma hoiame suhkru pealt kokku praegu. Ma arvan, et siin on rohkem suhkrut, kui sa sisse paned, aga okei. Nii, kas Bentley saab teha kodujuustu? Saab. Hapukoorega talle meeldib. Võtame Bentley'le hapukoorega kodujuustu. Ma olen joonud seda, päris halb. Ei ole odav. No ainult täis piima saab lubada omale. Uus Prisma, see on põhimõtteliselt ju kollas. Ei ole. No täis piima. Seda on nii palju. 2 liitrit. Aga tegelikult tead mis või? Tuli võtta. Mis sa teed selle video? Sa tahad krõbileed võtta? Jaa. Mul on vaja kuupäeva nüüd. Neil teistpidi. Siin on trikk. Ei olnud trikki sama. See mis trikk veel, seal all on veel noorema kuupäevaga. Seal all on 20. Kindlalt tahan. Jah. 21 tegelikult alates ka veel, mis täna on. 13. Oh, selle tõmbame kindlalt printsesse. Nii viia mu kondentspiim siis tagasi. Tõsi. Selle panen tagasi. No jah. Mitte ühtegi lihakoertele pole soodukaga. Siis jäävad nälga. Kana ei. Tell on juba näljas. Ma lihtsalt kana ei võidab süüa. No mul on üks mõte muidugi see, et äkki on neid südameid ja värke on sügavkülmas soodukaga. Mis kana siin on? Broileri tiivad. Ei tiibi, nad ei saa. Broileri filetükid, aga see on lihtsalt nii kallis, aga okei. No seda saab. Ja ma võin selle võiks võtta. Ma oleks nagu veel tahtnud neile igasuguseid. Aga noh, pean tulema mõni muu teine päev siis. Broileri rinnafilee riba. Klassikaliselt marinad. See on päris hea. Puuvilja me ei söö. Ega köögivilja. Ega eetvilja, ega marja, ega õuna, ega mitte midagi. Isegi kartulit ei saa. Siin on veel vaadata. No siin ei ole mitte ühtegi kollast hinda. Pistetsik. Tead, mis selle vastu aitab? Sügavkülmalett. Tuleb teise poodi minna. Aga sügavkülmalett on ka hea mõte. Seal kindlasti on. Lähme vaatame sinna. Külmutatud puuviljad kõigile. See on nagu au. Oleks tahtnud puuvilju. Nojah. Hea leib. Esiteks granaatõuna seemned ja passioni Oh my god. Täna ma seda endale lubada ei saa, aga ma tulen homme ja siis ostan. Oh my god. Seda ma tahan. Siin on maasikaid ka veel. Oh my god, tükeldatud maasikad, mustikad. Ülihea valik. Köögiviljasegu. Jah. See on meile ja kutsadele sobib. Kutsudele on olemas, võtame ainult meile. Siin on supisegu. Siin suppi ei taha teha või? No... Ma ei tea, kas ma seda paneks supi sisse, aga... Okay. Aga meil on kanafilet küll, et saaks kanasuppi teha. No selleks on vaja ju muid asju ka. Kartulit ja pork. No mul midagi on kapis ka, nii et... Tervislik toidukorv ei ole, aga... Meil on kodus ka nagu mingeid asju. Praegu me vaatame, kas me saame sellega hakkama. See sunnib meid kodus kasutama ära lihtsalt mingeid asju. No, vaatame, mis hind siis on. Vaatame, mis see number tuleb. Väga põnevil selle pärast. Nii. Kõik meie poekotid on laiali laotatud. Kadri mätsib neid siia. Ja mina sel ajal, ärge pange tähele, et toas on koera asju täis. See on meie ostutšekk. Asjad maksid kokku 94,72.
asju on terve hunnik ja kõik asjad on miinusega alla hinnatud. Ma lõin need miinusega numbrid kokku, sest mingil põhjusel tšeki kuva ei näita üldse allahindlust. Ma panin need sisse. Jah, ma arvutan Ungari rahas, sellepärast et mul on siiamaani see Ungari sees. Aga vahet pole, summa on ikka sama. Nii, tõetk. Põmm. Me säästsime selle koti pealt, 3 toidukoti pealt 22,72 eurot. Not bad ju. Päris hea, jah? Arvestades, et kogu kott oli 94 euri. Meil tavaliselt on poearved on alati üle 100. On küll, jah. Ja... Esmakordne, et see oli alla 100 euri. Ja. No me ei ostnud alkoholi, aga isegi kui oleks praegu võtnud, ütleme, ühe sixpacki üles, siis see oleks sotti täis tulnud. Nii et ikkagi üli hea tegelikult ju. Põhimõtteliselt iga 4. kott on tasuta. Või iga 4. ostukorv. Sellest me saime ka toidukraami, aga natuke jah, sellised mingisugused. Et ei ole krõbinaid piimaga, vaid on kammapallid täis piimaga. Põhimõtteliselt ala siukest. Ei, tegelikult nii hull ei ole, aga ikkagi siin on jah, kohukesi, kommi, magusat, soolast, liha, kõike. You name it. No võt, tasub osta alla hinnatud asju. Tere kaunist teisipäeva. Kell on 6 läbi. Ja ma alles nüüd mõtlesin, et vlogiks täna midagi. Ma olen täielikult puhkuse lainel. Magan hommikuti ülikaua. Ja lihtsalt kuidagi ei saa üldse vedama. Ma ei ütleks, et ma ei tee asju. Täna näiteks ma tegelesin terve päeva laenuhalduritega. Ehk siis ma eile tegin ära laenutaotlused ja nüüd on laenuhaldurid helistanud, kirjutanud, nii et ma olen sellega tegelenud. Lootust on, ütleme nii. Minu kodupanga laenuhaldur, kes mulle täna helistas, oli super tore, hästi sõbralik ja vastutulelik. Ja ma väga loodan, et see jutt, mis me rääkisime, kõik jääb nagu paika ja ma saan selle, mis ma tahan. Mis ta kummutis ühe sahtli praegu jätnud beebiasjade jaoks. See on pungil täis, siin on veel kapi peal on kingitud mänguasi, mis on tegelikult lamp ja White Noise koos ja rätik ja pleed ja siin on kõik asjad, mida ma olen nüüd soetanud ja ma tahaks uskuda, et mul on peaaegu kõik. Ainukesed asjad, mis puudu on sokid. Vaat neid ma ei ole ühtegi ostnud. Okei, valetan. 2 paari neid on, aga rohkem sokke ei ole üldse. Aga ma sorteerisin siia praegu need ära. Siin on lihtsalt kõik riided. Need alguses ei lähe kõik selga. Midagi läheb varusse. Aga põhiliselt 56 suuruses riided on kõik siiamaani, on podid, siis need on kõik tudukad. Siin on mütsid, sallid, kindad, papud ja siin on püksid kuni siiamaani vist. Need on kõik püksid ja siis on 3 kombet eri suuruses 50, 56, 62. Ma küll olen kindel, et meie laps sünnib pikemana kui 50, aga ma olen täiesti kindel, et ta on väga kleenuke. Ehk siis ma kardan, et ta nende 56 suurusriietesse võib-olla upub. Et pikkuselt võib-olla on 50 lühike, aga äkki vähemalt on laiuselt nagu paras. Ehk siis ma ikkagi võtsin natukene 50 suuruses riided. Ehk siis mul ongi siin üks 50 suuruses kombe, millega ma tahaks
koju viia ta. Ehk siis ma panekski siia alla lihtsalt püksid, mis on nende jalaosadega ja kindad ja papud jalga, et ma arvan, et katab ära küll, aga noh, on olemas 56 kombe ka, mis on natuke soojem. Ja mul on vist 2 komplekti, on 50 suuruses podisid ja pükse ka lihtsalt igaks juhuks. Aga muus osas on 56 ja natuke suuremaid ka. Nii et nendest asjadest paneme mingi päev haiglakoti kokku. Ei Prõdul haukumas muudkui. Mis sa näed seal? Mis seal on? Me ei saa niimoodi rääkida, kui sa lõugad, Rõdul. Istu siin. Ja mis ma veel ostsin? Lutte. Ära alla kuku. Hops. Ostsin igasuguseid erinevaid lutte. Mul on 4 erineva selle otsaga lutte prooviks. Mul on tellitud piimapudelid, mis ootab automaadist ära toomist. Ja haiglakotti ma tellisin ära endale mingisuguseid asju. Mingid sidemeid, võrkpükse, hügienisidemeid, nibukreeme, mingid sellist stuffi. Et need tulevad ka loodetavasti sellel või järgmisel nädalal. Ja siis oleks vaja käia üks poetiir, kus soetaks beebile mähkmeid, mingeid kreeme, hügieenivahendeid ja kõike seda. Ma lihtsalt ei viitsi neid netist absoluutselt tellida, lihtsalt kuskile koha peale minna. Nii et need on veel asjad, mis on puudu. Kodu praegu täielikult korda tehtud, koristatud. Mul praegu nüüd koerte toit keeb. Ja Karl on diskimängul, varsti lõpetab. Ütles, et nad tulevad vist täna Martisega. Et Martis tuleb meile ööseks. Nii et ma olen praegu koertega õues. Lähme tagasi. Tule, lähme tagasi. Pisike kutsu tuleb ja lähme praegu tagasi. Olen koertega jalutamas. Käin nendega ära õues ja siis hakkan neile süüa tegema. Tere hommikust. Meil on kolmapäeva hommik. Eilne õhtu kulges väga rahulikult. Sõime, vaatasime jalgpalli. Mitte, et mind see väga huvitaks, aga poisid tahtsid, nii et mul ei jäänud midagi muud üle. Täitsa sündmuste rohke mäng oli isegi. Mul on iga hommik üliraske ärgata ja ma olen nii väsinud. Ilmselt see võib olla ka rauapuudusest. Aga nüüd ma lähen 2 nädala pärast arsti juurde, kus me teeme põhjalikumaid analüüse. Ehk siis vaatame, mis need rauanäitajad ja muud näitajad ütlevad, et kas on vahepeal läinud paremaks või ei ole, kas peaks midagi muutma. Täna on meil täitsa põnev päev. Me lubasime pärast reisilt tagasi tulles, et nüüd on see aeg, kus me hakkame keskenduma beebi asjadele ja riiete koha pealt on ju enamik olemas kõik, aga meil on puudu suured asjad. Ja täna me läheme soetama enamiku neist. Nii et me võtame teid endaga kaasa. Lähme vaatame, kuhu me läheme, mis me valime. Ja mõnes järgmises vlogis saate näha unboxingut ja kasutamist ja väga põnev. Ma mõtlesin, et see aeg saab olema kaugemal, aga
3. trimester on käes ja paistab, et meil on ikkagi lootust saada oma korter enne beebi sündi, nii et on viimane aeg minna valima. Kuidas sul beebiks valmistumine läheb? Mis sul valmis on? Nimi. Ja mina olen see, kes tegeleb ületpoolega. Jah. No jah. Mul nimi ka ei ole valmis veel tegelikult. Või sul on valmis, aga ma ei ole nõud võib-olla. Ma olen hummist. Mis me saame siit? Ilusad asjad on, siis ma ei oska kohe midagi valida. Aga seda ma tean, et meil on vaja kõike. Meil on vankrit vaja, meil on turvahälli vaja. Vankri puhul oluline on see, et ta oleks mitmekesine, ehk siis meil on ilmselt plaan ikkagi kolida natukene maa lähedale, sina unistad väga juba, et saaks lapsega mida diski mängima, ehk siis metsas vankriga liigelda, et ta peaks olema selline väga funktsionaalne vanker. Ja selleks oleme tulnud kuhu? Hummisse! Ukse pealt juba kõik nägid, aga tere! Tere tulemast Hummisse, et mina olen Anti, tema on Helena. Et Helena on meil siis poejuhataja, tegeleb ka sotsiaalmeediaga. Et Hummi on meil siis pereettevõte, et meil on endal kodus elukaaslasega siis 3 last. Ja hakkasimegi kunagi, kõigepealt otsime kergkäru, mis meil ideaalselt sobiks. Ja samamoodi enda lapsele neid parimaid asju otsides oleme jõudnud selliste huvitavate brändideni, mida võib-olla mingil hetkel Eestis ei olnud, aga mis meile endale tundusid, et mida me endale tahaks ja tahaks ka müüa ja teistele näidata. See on kõige parem, nagu ise me ei tea tegelikult ju, mida täpselt vaja on. Ehk siis see, kui räägib inimene, kellel on oma kogemus, ta teab täpselt nagu mida vaja on, siis see on parim asi, mida kuulata. Aga tihti on kõige olulisem just leida just see enda vajadustele vastu, et ma sain tegelikult juba natuke infost aru, et te tahate käia diski mängimas, siis tahate võib-olla natuke sporti teha, liikuda, et siis ma võib-olla sellised kõige kergemad lahendused võib-olla jätaks esialgu kõrvale. Aga ma võib-olla kutsuksin teidki siis kohe nagu alguses siia poole, et võib-olla näitangi ära meie nagu siis topsellerid. Salsa on Saksamaa selline võib-olla kõige populaarsem käru, eelkõige Saksa turul nad on ka hästi populaarsed, et Eestis, ma ütlen, kui mina esimese lapse sain, ma tõesti neid väga ei näinudki. Salsa 5 siis on hetkel kõige siis popim ja buumid kaup. Siin on memory nupud kohe pealt, et vajutad 2 poolt klõps ära ja saad kohe hälli maha tõsta, et ei pea kuskil 2 kohast korraga kinni hoidma. Ja saad julgelt siit tõsta, käib vankrikorv maha ja selline mõnus asi ka, mis nüüd Salsa 5 tuli, et saab siis selle hälli tegelikult ka täitsa kokku klappida. Et kuigi on suur käru, siis võtan siit organisaatorkoti välja. Ta käib tegelikult päris kompaktseks ja pisikeseks kokku. Mõnikord siis on kaarvari pikendatav, samamoodi memory nupud, et tuulutusavad. 2 kohas. Ma olen näinud, et paljud emad panevad patju või midagi siia istmuses alla, et pead natukene kõrgemale saada. Aga siis siin on kohe selline spetsiaalne hoop, saab ka seestpoolt tõsta, et saad pea kohe kõrgemale tõsta. Ja madrats on ka väga mugav, see on Cozy Globe madrats, see on memory foamist või mäluvahust madrats, et väga hästi võtab beebil keha kuju ja beebi ei liigu väga siin vankri sees. Ma enne korra võtsin siit välja organisaatorkoti, aga kõik siis ABC Salsa kärud, mis siis tulevad komplektis, seal on kohe kaasas organisaatorkott. Bentley'l on ka koht olemas. Nii suur on see. Jaa. Mõlemad koerad mahuvad sinna. Jaa, seda on kindlasti vaja. On jah. Et samamoodi, kui sa sõidad, on selline killustikuline tee või kas või tänavakivid ja need ebatasasused. Et siis õhkrehv väga hästi summutab selle ära ja käru on päris sujuv nagu jalgrattaga sõidaks. Et selles mõttes on hästi vahva. Sobib diskirajale. Sobib küll jah. Seal naelu pole. Ütleme, et diski lähed mängima, et siis on äge veel see, et jah, et sa võid jätta rattad lahti, aga sa saad ka rattad lukustada ja ta on päris selline tummine rattalukk. Et kui kinni paned, et siis ta ikkagi korralikult hoiab rattaid stabiilsena ja saad ta tegelikult lukustada ka ette suunas. Et maastikul liikudes just see läbitavus
on palju parem, et kui telje vahe on pikem, et siis lükates see jõuvektor läheb rohkem sõidu suunas. Eriti ilmselt lumega ka talve. Ja. Ka tuleb põhimõtteliselt talveveebi, nii et seda on kindlasti vaja. Ma usun küll. No, ja lisaks siis, et öeldakse, et hollandlased, sakslased ja rootslased on need kõige pikemad. Et siis siin on viidud just see telg Sasa mudelil kaugemale, et oleks rohkem jalaruumi ja siit saab tegelikult seda korvi osa natukene veel tõsta ka, et see jala liikumise amplituud on siin väga suur. See ei ole küll jooksukäru, meil on jooksukäru mudel ka, aga siin juba tegelikult kerge sörk, kui sörkide joosta, sporti teha on väga mõnus, et saad korralikult pika sammu kastuda ja löö selle jalga ära. Toidupoes ju ostukäruga on sealt kogu aeg meil kogu aeg meil on mõlemal see probleem. Ja siis on ju see ka, et sa saad teda põhimõtteliselt järgi vedada ka vaata. Et tavaliselt järgi vedades on rohkem see, et sul jäävad ju kannad takerduvad vaata. Ja, näiteks kas kui see on päris õige tähelepanek. Et ma olen ise ka täheldanud, näiteks kui ongi selline ustest väljaminek, et ongi selline uks, et eriti need on ju, mis tõmmid kohe tagasi tulevad. Et sa pead sealt tulema välja selge ees, on ju, kui sa natukene siin ukerdad, on ju, siis see lüüaks ära. See on suht tavaline, jah. Ja selle lükkesang on siis nagu teleskoobiga muudetav, et see on selline klassikaline. Seda on ka vaja, eriti pikale inimesel. Just see kõrguse ongi, vaata, siis sul ei teki seda ettepoole küüru. Väga hea. Ja kokkupanek 2 sellist kõrvakest, tõmbad enda poole, lased sups kokku. Võid proovida. Proovid ka. Et on kerge või? Suur käru. See on väga kerge. Ma eeldasin, et see on ikka raske tükk. See seisab püsti ka mõnesti ju. Ja, et siin saab lükkesanga jätta siis nii, et ta püsti seisab. Aga istumisosa, et ütleme see on, ma ei tea, kui me erinevad foorumid vaatame, siis Eestis ka emad otsivad istumisosasid, mida saab 2 sõidusuunas panna. Ja siis hiljem keerata selle ümber, et ja tegelikult mõlemas sõidusuunas samamoodi saate käru samamoodi kokku ka klappida. Ja jätta samamoodi seisma. Ja kui on suur käru, siis rohkem tõstma ei pea. Seda ma soovitan alati enne lapse sündi nagu ikkagi käru kokku panna kodus, harjutada. Meelega hoiavadki niimoodi eemale, et oleks mugav last sisse panna, et ei pea otsima kuskilt tagant. No see on täpselt sama, et kujutad, et laps natuke tõenäoliselt sitikab ka, eriti kui on väsinud, et siis ongi hea, et sa saad lapse nagu suht kiirelt sisse tõsta. Ei pea otsima neid. Ja lisaks siin on selline happy belt, me ütleme selle kohta, kui ABC ütleb. Ja siin on väike magnet sees, et ta aitab selle klambri nagu kiiremini üles leida. Pluss siis istme pehmendus, et tavaliselt see osa on põhiline, mis on igast kohupiima jooksed täis, et siis on hästi kerge ära võtta, mugav pesta. Mida küsitakse, et kas on pikk kaarvari, et siis ma ei tea, kui keegi video vaatades teab soovitada, siis võib soovitada, aga ma isiklikult Eestis ei ole näinud pikema kaarvariga käru. Et see on just täis sama vasend, et püstise asendiga leiab sellist käru. Liht on see, et kui on isegi püstisega on pikk ja lased seljatoe alla, siis tavaliselt kaarvari liigub kaasa käru. Siin on nüüd lamavas asendis, meeter on ruumi siin. Et võid lapse kenasti magama panna ja ta tegelikult kaitseb last väga hästi sellise kehva Eestimaa ilma eest. Ja värvivalik on ka, et ma kohe näitasin teile seda kõige ägedamat, mis minu arust on äge. Siuke metsavärv. Teiste puhul on kõige populaarsem see avokadotoon siis võib-olla. See ongi siis avokaado. Sulle kindlasti meeldib see beežikas? See meeldib mulle jah. See on küll. See on natuke sellise jäädama tekstuuriga. Siin on ei jää seda mustust ka vaata näha nii palju, kui sul ongi mingid plekid asjad. No minul ikka ei kohe see kõrval olla silma. See on nii eriline värv, nagu seda ei ole, nagu ma ei ole näinud ühtegi väga vankrit sellist, et ma olen aastad olnud lapsehoidja, nagu sellist ma ei ole küll näinud, ikkagi valitakse musta või halli või beeži on ju. Et see on nagu täpselt selline ka tegelikult, et sobib tüdrukule ka vajadusel. Seda küll, see on selles mõttes universaalne sükke. Jah, see on paintoon, et ka väga hästi müüb. Ja siis on meil ka umbra, et ütleme umbra ja almond on siis natuke võibolla, kes otsivadki nagu eristumist ka rohkem. Et ma näen, et kuidagi sujuvalt pigem teil läheb valik kuhugi siia poole, aga mõte jätab välja. Ma arvan, et see roheline naise sõna maksab. Mina ikka valiks ilmselt selle, jah.
seda tasub kindlasti õues ka vaadata, praegu päike ka paistab, siis ta on teist värvi kui saate pärast tiiru teha, meil on sellised nukud ka, mis on nagu õige raskusega, et saate mõne kuusega proovida. Proovida juba, soojada. Et Maxiboosi Pebble 360 Pro 2 turvahällid. Et need on siis Maxiboosi ka lipulaevad. Sa saad siin kalda nurka muuta, esiteks. Lapsel. Siin on imiku sisu olemas, saad suuremaks minna ja kaarvari käib ka peale. Et kogu see set me teeme pidevalt neile ka kampaaniaid. Ühes komplektid ehk siis istumisosa, vankrikorv ja raam. Ja lisaks siis on võimalik juurde osta Isofix alus, mis on siis 360 kraadi pööratav ja lisaks siis saab välja slaidida, et autosse pannas. Saabki kohe turvahälli panna kärule peale. Lõksiti kinni, et siis on kergem. See oli hea. Kas sa oled müüdud? Ma olen kindlalt müüdud. Ma siis, kui pilte juba näitasid, ma olin müüdud. Väga hea. Aga siis vaatame äkki midagi muud ka veel, et mis on huvitavad. Ja siin on nii palju ägedaid lisasid, vaata sama värvi on need vankri, need soojakotid on ju. Need võib-olla isegi ei pea sama värvi olema. Jah. See on jah. See on kate vaata peale. Jalakatte, jah. Ja siis on soojakotid ka samas toonis, et saab toonis võtta. Et paljud... Seda veel ei lähe vaja. Tead, mis see on? Ma ei tea. See on niimoodi, et sa... Jaa, üli hea, aga see on siis, kui suurem on laps. See on mingi rinna on. Ei, miks mitte? Võib-olla täiesti tegelikult isegi juhendab ette, et sa tegelikult lastad kanda ka magavas asendis, sa toetadki ta natuke see peale. Aga jah, siis kui ta on natukene suurem, aga miks mitte? Kindad endale? Jaa, neid mul lapsehoidjana ka vanematele oli, see oli nii mugav lihtsalt, ülimõnus, sulle vist ei... No ma jah. Hiljem saate oma kastirattale panna või jalgrattale. See on vist lapse omad või? Jaa. Üks laps saab teist last lükata või? Jah. Nüüd kõlab jumala ausalt. Selle paned laste... Turvakaare peale, jah. Kui ta istub käru, siis ta peab ka käed sinna sisse. Selles mõttes, et lapsel enda... okei. See on säge. Saad matchida. Mõtlesin, et peab teise lapse tegema veel. Ergoviibil ka on kandekotte erinevaid. Joo, seda on ka vaja. Vastsündinule, siis on ka suuremale lapsel, siis saab vastsündinust alustada, on suuremaks. Ja hästi äge asi on ka bouncer, et see on Ergoviibil nüüd koos asi, et sa saad siis lisada juurde neid kaarkesi. Snuggle Me, nüüd meil on hetkel küll näidised, aga siin paari nädala pärast kaup jõuab. Et see on, neil on Instagramis 1 miljon jälgija, USA-s, Suurbritannias kuulsused väga palju kasutavad. Just Snuggle Me imetamispatju ja beebipesasid. Et kui me vist panime Instagrami uudise, et meil tulevad need müüki, siis paljud imestasid, et on tellitud kusagilt Ameerikast ja Inglismaalt. Ja oldi väga üllatunud, et müüki tulevad, aga me oleme siis Euroopas ühed esimesed Euroopa Liidus, siis, kes Snuggle Me'd hakkavad müüma. Et täis orgaaniline kate ja keemiavaba sisu. See on nii huvitava kujuga. Hästi mõnusad. Sina nendest ei tea midagi. Sellest kindlasti mitte, jah. Aga no kindlasti emana imetades on nagu ülikasulik. Anna mulle see lapsega kärt. Kes siin on? Tere, Muki! Ma siis harjutan ilma. Ülimõnus on see, et saab tulla proovima. Kamionele. Ma tahtsin lihtsalt päikse käes näha seda värvi. See on värv, mida Karl valiks. Ja see on värv, mida mina valiksin. Ilus ju. Mulle meeldib siin see nahkkäepide. Siin on teist värvi vaata. Mulle meeldib see must. No väga cool, jah. Üliäge. Ma hakkan rahulikult see kärt. Vaata siin need
lukud on lapsele nagu kilisevad, jah. Saab mingit nänni külge siduda, vaata. Saime käidud. Hummis on nii tore teenindus lihtsalt. Need töötajad on nagu nii armsad ja nii sõbralikud ja nii vastutulelikud. Et kuigi tundub küll, et seal on justkui väike tootevalik, siis neil on nagu väga hea tootevalik ja väga kvaliteetne. Et igaüks leiab sealt kindlasti endale kvaliteetse ja funktsionaalse toote. Me hetkel veel ära ei tellinud, sest tahaks uude koju tellida neid ja nad ütlesid, et neil on tarne ka selline, et hommikul tellida õhtuks on võib-olla kohal nagu ülikiire. Nagu vahest tahaks mingit särki või midagi tellida, ei saa ka nii kiiresti toitu, ei saa ka nii kiiresti tellida koju vahest. Et siis me ootame, kuni me oleme uude koju kolinud ja siis tellime. Ma just mõtlesin, et see tarne on pikem, et lähme varakult nagu valima. Aga minule väga meeldis heleroheline. Ma ei tea, mis selle värvi nimi oli? Hain. Ja sulle me küll alguses arvasime, et on see tume beež, aga me nägime seda heledat beeži, mis tegelikult sulle rohkem meeldis. Kumma sa valiksid? Ikka selle heleda beeži? No pigem küll, jah. Aga seal oli veel päris huvitavaid värve, jätan need siia. Hetkel kommentaar. Millise vankri värvi teie valiksite? Sest minu meelest neil on nii teistsugune värvivalik, et tavaliselt on see, et ikkagi must, valge, hall, beež on ju. Et seal oli sükest nagu punakat, rohelist, et nagu, jah, et sellist nagu klassikalist, näiteks, ma ei tea, roosat või sinist ei olnud üldse. Et see sonetine oli ka äge või see velvetine, jah? Ja see oli ka väga huvitav. Ja musta näidist ei olnud, aga musta värvi saab ka. Igastahes jätke alla kommentaar, mis värvi vankri teie valiksite? Kui tuleb poiss. Jah, et mina jääksin sinna selle rohelise juurde, helerohelise haini juurde. Sa võtaks seda beeži. No tegelikult tuleks võtta siuke, mis ei määrdu, vaata, aga noh. Isa ka olla ei taha. Ei. Võt. Aga Karl lähed nüüd tööle. Oled töömees. Ja Mina võtan auto, lähen koju. Aga kui me Rapla ei lähe, siis ma pean sulle ekstra niisama järgi tulema või? Ja me lähme Rapla. Lähme Rapla või? Me käin ära, jah. Okei, siis mul jääb auto, ma vaatan, kas ma viitsin minna kuskile või ei viitsi. Mõtleme. Ma pärast puhkust ei oska üldse tööl käia. Ma ka ei oskaks. Nii raske on lihtsalt. Iga päev on nii kaua peab olema tööl. Aga ma ütlen, et mulle vähemalt tundub, et sul hetkel on veel lihtne selle koha pealt, et kui muidu, kui sul olid üksikud puhkusepäevad, siis räigelt helistati ja tüütati, et nüüd on inimesed juba harjud, et sa oled puhkusele, keegi tegelikult ei helista sulle üldse. Ja rahulikum on, jah. Aga noh, rahakott on ka palju rahulikum, siis poole aasta pärast see mõjutama hakkab. Jah. Ma jõudsin koju. Mul on siin pesurest ja siin on voodi, kus Martis magas. Ma ei ole täna jõudnud seda korda teha. Sest hommikul ärgates ma kohe käisin pesus, hakkasin sättima ja siis juba läksimegi vankrit valima. Aga ma käisin väiksel shoppingu tiirul. Tõin ära oma pakid ja ostsin mõned asjad. Esiteks ma käisin Dreami outletis. Juhuslikult mõtlesin, nii et äkki on midagi. Võtsin omale ühe siukse tavalise pluusi. Tundus siuke lohvakas ja suur, et kõhuga täpselt ideaalne panna näiteks lühkade peale. Kuna mul ei ole siukseid pluusisid, mis oleksid pikemad, siis mul oli hädasti vaja. Ja siis, mis oli väga tore, ma leidsin sokke. Mul on siis nagu üks kadumaale, mulle tundub. Enda arvates ma ostsin 2 pakki beebisokke, kõige väiksem suurus, mis neil oli 11–14. Võtsin siuksed tavalised neutraalsed Hilfiger sokid, neid on kõige rohkem kiidetud. Ja siis ma võtsin suurema suuruse. Need maksid lihtsalt ainult 6 €, nii et mõtlesin natukene
varuks siis jätta suuremat suurust ka. Ja siis, mis oli äge, seal oli beebi asju ainult 2 komplekti. Üks oli tüdrukule, teine oli poisile. Ja see on täpselt 0–3 kuud. Ja ma leidsin sellise Kessi komplekti, kus on viisakas podi ja püksid. Ja meil on aasta lõpus hästi palju juubeleid. Karlil on juubel, minu mõlemal tädil on juubel ja mu isal on juubel ja pluss on veel jõulud. Ehk siis selle 3 kuu sees meil on väga palju üritusi käia. Nii et üks pidulik komplekt on olemas. Üliilus. Praegu on nii raske leida poodides selliseid sügiseid, talviseid pidulik komplekte beebile, sest kõik on linased, sellised suvised. Nii et see on täpselt ideaalne, ma ei tea. Siis ma käisin Pepkos. Ma tegelikult läksin sinna ainult koertele ühtesid asju ostma, aga ma leidsin sealt beebile ka. Esiteks ma võtsin sealt ka juurde sokke. Need Ilfekirja omasid kiidetakse kõige rohkem, et need on kõige püsivamad, et ilmselt siis kõik siuksed odavamad ei ole nii püsivad. Aga võtsin lihtsalt, kuna need maksid nii vähe, siis ühe siukse beigika komplekti, mis on kutsudega. Siin on mingid käpad peal. Ja siis natuke pikema säärega selliseid neutraalsemaid siniseid beige. Ja siis ma leidsin Pepkost veel papud beebile 0–3 kuud. Ehk siis ma mõtlesin, et äkki selle komplekti juurde sobiksid sellised neutraalsed papud. Beige'id. Ma ei tea, nad tunduvad küll ülilaiad, aga ainukesed papud, mis olid, mida sa saad nagu natuke reguleerida selle krõpsuga. Et natukene kokku poole, nii et ma võtsin need ka. Ja leidsin mingisuguseid neid, ma ei tea, kas need on musliinlapid või? Ei ole, need on puuvillast, okei. No puuvillast sellised nagu, ma ei tea, nimi vist tegelikult on nagu tekike. Tetramähe, okei. Aga saab kasutada sellisena nagu lappidena kas või. Ja siis võtsin ühe mustvalge selle mänguasja. Alguses nad hakkavad märkama must-valgeid detaile, nii et selline esimene nagu mänguasi. Ja siis mille järgi ma läksin, oli koerte jahutusmatid. Ma ostsin kunagi alguses kalleid loomapoodidest ja siis ma leidsin, et Pepko müüb ka väga häid jahutusmatte. Ja ma ostsin mõned aastad tagasi, aga ma ei ole neid värskendanud. Ja need ikkagi võiks paari aasta tagant uued osta, et see keel lihtsalt nagu väheneb selle mati seest. Nii et see ei ole pikas perspektiivis nagu jahutav lõpuni välja. Nii et ma võtsin uued, aga seal oli väga kehv valik. Seal oli ainult 2. Ma tahtsingi ühte suurt, mida me saaks kasutada autos. Ja siis teine ainukene, mis oli isegi pikkuselt vist sama suur nagu see teine. Eks ta tundus nagu massive. Ma oleks muidu võtnud neid 2, et üks Perlile, teine Bentley'le, aga see tundus nii suur. Ma teen lahti selle, vaatan, kas see ikka on nii suur. Sest neil praegu on see maasikama ja avokado oma. Mulle tundub, et see äkki on suurem. Okei, ei ole. Okei. Kui mõnus. See tundub täpselt õige suurusega. Okei, ma oleks võinud ühe veel võtta. Kuna me käisime üks päev Ikeas ja Karl valis meile kollased rätikud, siis ma mõtlesin, et minna kollaste rätikute juurde vannituppi üks kollane küünal. Lihtsalt, et natuke värvi poolest kokku sobida. Ja see kott sai tühjaks ja neid sokke mul ei ole. Okei.
ma vaatan korra, ega mulle esikusse ei jää. Oli kotist välja kukkunud, nii et teine pakk neid pisikese sokke on sellised tumedamad. Vot, nii et õnneks oli olemas. Tundub, et läheb kaubaks. Ma selle suure, mida ma mõtlesin jälle autosse, ma panin praegu siia Perlile. Ja Bentley on seal oma mati peal. Kuidas meeldib? Kas on mõnus? Pakid, mis ma tellisin, tuli üks magamiskombe. See on päris pisike, nii et ega ta väga kaua seda ei saa kanda. Ja ma ei tea, kas ta üldse hakkab nendega magama või mitte, nii et ma ühe võtsin prooviks. Neid ilmselt saab, ilmselt siis ma tellin neid lihtsalt jooksvalt juurde, kui on vaja. Ja teised ma tegin juba siit selle karbi lahti, aga ma tellisin Philips Avendi lutipudelid. Ma olen nendest kuulnud lihtsalt kõike head. Leidsin mingisuguse veebilehe, kes müüs kogu komplekti. Siin on 2 väikest lutipudelit ja 2 suuremat lutipudelit. Veel. Et alguses beebiga saab siis neid kasutada. Väga mõnusad, siin peaks olema täpselt selle nii-öelda rinna suuruse või rinna nipu järgi tehtud otsik, mis peaks jäljendama siis seda väga hästi, nii et olema beebile väga mugav ja hea. Vot, nii et sellised. Siin oli veel kaasas puhastushari ja lutt peaks ka olema. Vot, muidu ma tellisin neid piipsilutte, aga siis on üks selline täiesti tavaline lutt ka. Nad tunnevad seda paki häält ju ka ära. Kes küsib? Lähme. Bentley küsib või küsib? Lähme. Sa tegid tantsu juba. Jaa, nii tubli. Oi, sina väga. Tule siia. Bentley on siin. Pella siin.